Küll aga märkasin ma, et on väga tihe seos alkoholi joomisel ja mäki söömisel. Ma ei mäleta, millal viimati ma kasutasin sellist meigitoodet, mis minu jaoks teeks nii suure erinevuse. Et ma see aasta keskendusin päris palju oma kodu, kas siis uuendamisele, värskendamisele. See oli kindlasti üks parimaid otsuseid, mida ma sain iseenda jaoks teha. Jah, seal olid omad viperused, aga tagasi ma vaatan sellele ikkagi väga positiivselt. Ma sain nagu hästi positiivse kogemuse sellest, kuidas, kui sa saad aru, et sa kõike üksinda ei jõua ja sa võtad kellegi appi, siis see võib sulle lihtsalt nagu nii suure positiivse elamuse pakkuda. Hei ja tere tulemast kuulama Kirstordel podcasti eriepisoodi. Ehk siis täna me häälsõnumeid ette ei võta. Ilmselt nägid juba pealkirjast, millest ma täna rääkima hakkan. Aga enne veel, kui suundume teema juurde, siis minu võidud. Ja mis ma veel siia algusesse ütlen, ma soovitaksin seda episoodi vaadata YouTube'ist, sellepärast et ma näitan ka visuaalselt episoodi vältel erinevaid asju. Aga ma proovin teha nii, et see oleks ka lihtsalt audiona kuulatav ja arusaadav. Ma olen viimasel ajal kurtnud palju siin stressi üle ja et tööd on nii palju, aga ma samal ajal tegelikult üritan endale pidevalt teadvustada, et see on meeletu privileeg, et mul on palju tööd. Et eriti selles valdkonnas, kus mina tegutsen, ehk siis ma olen sisulooja, siis sissetulek võib olla üsna ebastabiilne, kui sul just ei ole selliseid pikaajalisi koostöösid, lepinguid, et siis tihtipeale sissetulek oleneb suhteliselt palju sellest, kui palju on koostöösid. Ja paratamatult kipub nii olema, et see november, ma ütleks tegelikult ka oktoober, on kõige kiiremad ajad turunduses. Ja nii ka sisuloojatel, et hästi palju koostööpakkumisi tuleb ja kõik tahavad ju oma Black Friday'd promoda või siis erinevaid kinkekomplekte, üldse jõuludeks tooteid, kingituse ideed, kõik nagu selline jõulude ja musta reedega seonduv jääb siis just novembrisse. Et detsembris ka natuke, aga siis asjad müüvad ennast pigem juba ise, kuna jõulud muudkui lähenevad. Ja siis enam nagu nii suurt rõhku sisulooja koostöödele ei pöörata, küll aga november on täiesti hullumeelne. Aga see, nagu ma just enne ütlesin, on ju tegelikult meeletu privileeg. Et esiteks, et keegi tahab minuga koostööd teha, teiseks, et mul on võimalus teenida raha, mul on tegelikult võimalus teenida tasa mõned vaiksemad kuud, kuigi selles suhtes mulle see otseselt ei meeldi, et ma kunagi ei taha, et minu erinevad platvormid mõjuksid kui mingisugused reklaamtabloidid, et ma ikkagi tahan pakkuda väärtust, tahan, et inimene tunneks, et minu soovitused on siirad ja kuidagi nagu ei taha midagi peale pressida. Aga paratamatult novembrikuus on olnud rohkem koostöösid ja ma loodan, et lihtsalt jälgijad elavad ka selle aja üle ja mõistavad ka seda sisulooja poolt ja endiselt alati ma ikkagi soovitan ja räägin ainult nendest asjadest, mis päriselt meeldivad, et ma ütlen rohkem koostöösid ära, kui ma võtan vastu igal juhul. Ehk siis teadmiseks lihtsalt kõigile, et kõik need koostööd, mis ei pane silma särama, mis ei tekita mingisugust tunnet, minus positiivset tunnet, siis need on jäänud ukse taha. Aga jah, tegelikult tahtsingi nagu öelda, et hästi suur tänutunne on olnud selle eest, et ma saan öelda, et mul on tööalaselt nii kiire, nii palju on teha, et ma tean, et mul on olnud selle 3 aasta jooksul, nüüd mul just saigi 3 aastat täiskohaga sisulooja tööd siis. Et selle aja jooksul on olnud ka mul perioode, kus mul ei ole päevad täis sisustatud. Mul on nagu sellist niisama chillimise aega, millest ma justkui praegu unistan, aga tegelikult ma tean, et sellel hetkel oli ka rahaliselt raskem. Ehk siis
olen tänulik. Aga teine asi, millest ma tahtsin rääkida, millest ma enda teada ei olegi kuskil sotsiaalmeedia platvormidel rääkinud. Ma tegin endaga sellise kokkuleppe septembri alguses, et septembris ja oktoobris ma McDonaldsit ja Hesburgerit ei söö. Need on minu põhilised sellised guilty pleasure toidud, mida ma nimetan ka rämpstoiduks. Ausalt öeldes ma üks päev jäin mõtlema selle peale, et mis on minu jaoks rämpstoit ja tegelikult ma vist muid asju nagu ei kategoriseerikski sinna alla. Aga ütleme, et McDonald's ja Hesburger minu jaoks tõesti kategoriseeruvad sinna alla, et nad ei paku tegelikult kehale väga palju väärtuslikke toitaineid ja seal on hästi palju kaloreid, rasva, ebavajalikku rasva. Ehk siis jah, minu jaoks need kategoriseeruvad rämpstoidu alla ja ma väga armastan rämpstoitu. Väga. Nagu kui mul on olnud pikk päev, ma ei viitsi süüa teha, siis varasemalt minu esimene mõte tihti oli see, et ma tahaks Mäkki süüa. Või mõnikord ka Hessi. Ja ma tundsin, et see läks vahepeal liiga tihedaks. Et ma arvan, ma sõin ikkagi nädalas korra Mäkki, mõnikord võib-olla isegi mitu korda. Ja kuna ma olen ikkagi tahtnud rohkem rõhku pöörata tervislikule elustiilile, terve selle aasta vältel üldse, siis ma tundsin, et ma peaksin seda osa ka ohjama. Ja kuidagi siuke nagu mõte tuli, soov ka nagu veel rohkem vormis olla, ehk siis ma mõtlesin, et halba see mulle kindlasti teha ei saa. Ja tegelikult isegi kandus nüüd edasi see kokkuleppega novembrisse. Ma küll seda nagu endale kuidagi niimoodi teadlikult eesmärgiks ei võtnud, aga jah, september, oktoober ja isegi pool novembrit on saanud ilusti tehtud. Raskeid hetki minu jaoks väga ei olnud. Küll aga märkasin ma, et on väga tihe seos alkoholi joomisel ja Mäkki söömisel minu jaoks, minu ajus. Et kuna juba aastaid on olnud selline harjumus, et tihtipeale peale sellist väljas käimist, mida nüüd nii tihti ette ei tule, aga vahepeal ikkagi, et siukene mõned kokteilid sõbrannadega kuskil, vahepeal veel kuskile kluppi edasi minek on ju, et siis peale seda mu keha nagu justkui vajaks Mäkki. No tegelikult ta ei vaja, ta vajab lihtsalt nagu normaalset toitu, mis toetaks seda, et saaks selle alkoholi kehast välja on ju. Aga jah, mu aju on nagu need kaks omavahel ära seostanud, ehk siis kui ma selle 2 kuu jooksul vahepeal alkoholi tarbisin, siis tuli kohe nagu see, tahaks täiega friikaid. Kuidas tahaks neid kananagitsaid, seda 2-kordset juustuburgerit. Aga suutsin vastu panna nendele mõtetele. Mind aitas see, et ma hoidsin kogu aeg kodus midagi, mida kergelt, kiirelt süüa teha. See isegi nüüd ei seostu ainult alkoholi joomisega, vaid ka lihtsalt, et kui on olnud kiire päev ja ma ei jaksa vaaritada, et siis mul on midagi võtta, mis on ikkagi parem kui McDonald'si või Hessi eine. Et mul olidki kas mingid gyoosad, pelmeenid sügavkülmas, neid sõin, või siis kas või võikumaterjal kodus. See tuleb ikkagi igal juhul parem kui see, et ma oleks selle purksi ja need nagitsad söönud. Ehk siis jah, et see aitas mind ja kuidagi see ka, et ma olin nagu sellise väga selge ja piiritletud eesmärgi võtnud. Et ma arvan, kui ma oleks endale pannud, et ma üritan vähem süüa rämpstoitu või kuidagi, et see oleks olnud mingi ebamäärasem, siis ma arvan, oleks raskem olnud. Aga kuna see oli selline kindel 2 kuud, see ei tundu ka nagu kõige hullem, 2 kuud üle elada. Ehk siis see oli kuidagi hästi selge eesmärk. Ja ma arvan, ma ei julge veel midagi nagu kindlalt väita, aga ma arvan, et need 2 kuud aitasid mul kuidagi vabaneda sellest harjumusest, rämpstoidu söömise harjumusest. Ehk siis ma loodaks, et see jätkub või et mõnikord harva
süüa, mingi selline eine, ma arvan, okei on ju täiesti, aga lihtsalt, et seda oleks vähem. Et võib-olla 6 korra näiteks. No vot, ja need olidki minu võidud ja nüüd ongi meil ees siis meie selle aasta viimane eriepisood. Ja ma olin 2 vahel, mida selleks viimaseks episoodiks teha. 2 väga erinevat ideed. Üheks mõtteks oli rääkida, kuidas teraapia on minu elu muutnud, kuna ma selle aasta alguses läksingi teraapiasse, olen seal igakuiselt käinud ja see on mu elu väga palju muutnud, mõjutanud ainult positiivses suunas ja ma kindlasti tahaksin sellest rääkida. Ja siis teine idee oli see, mis on täna teie ees, ehk siis parimad ostud ja elamused, kogemused 2025 aastast. Ütleme nii, et üks on selline sügav enda sissevaatamine, väga isiklikud teemad, enda avamine paljuski ja teine on pigem selline kerge, meelelahutuslik, rohkem siis pinnapealsem teema ja ma valisin selle teise kasuks, sellepärast et ma tunnen, et ma ei ole veel päris valmis, et kindlasti see teraapia episood või see, ta tegelikult ei olegi ainult teraapia, see on nagu siuke eneseareng, et see kindlasti tuleb, aga mitte veel täna. Et ma tundsin, et ma pigem täna keskendun millelegi kergemale, lõbusamale, positiivsele ja ma arvan, et sellest tänasest episoodist saab olla samamoodi kasu inimestele, teises võtmes küll, aga siiski, ma arvan, tore, kasulik episood ja nagu ma ütlesin, siis soovitan vaadata YouTube'ist, sellepärast et ma ka näitan võimalusel kõiki asju, millest ma räägin. Ja ma alustan ühest parimast ostust, mille ma see sügis tegin ja selleks on siis minu Coachi kott. Ma ütlen kohe selle mudeli nime ka, see on Coach Brown and Black Hobo Shoulder Bag. Ja ta on nii õiges suuruses. Nagu see ei ole see pisike kott, kuhu sul mahub ainult lipgloss ja telefon. Ja ta ei ole ka suur, mingi tote bag, kuhu sa saad kõik oma mingid trenni asjad kaasa panna. Ta on vahepealne ja ma olen nüüd aru saanud, et täpselt siukest vahepealset kotti oligi mul vaja, sellepärast et see täidab minu igapäevased vajadused. Et ma saangi siia panna kõik oma vajalikud asjad ja sinna mahub natukene veel midagi. Kui ma näiteks ostan kuskilt midagi või on vaja mingi lisaasi kotti panna, et siis see mahub siia ära. Et nii hea suurus, siin on nii mitu taskut, nii sees kui väljas üks ja see õla peale käiv sang on ka nagu täpselt õige pikkusega, ta on siuke nagu laiem, et ta on hästi mugav õla peal ja värvide poolest ka, et see pruun on nagu nii tume pruun ja koos selle mustaga see lihtsalt nagu, see sobib igale poole. Peaaegu ükskõik, mis outfit mul on, siis see sobib sinna juurde. Et ideaalne kott ja ma ostsin selle Iirimaalt Coachi outletist ja ma tegelikult päris pikalt kaalusin, et kas mul on seda vaja. Ma sain selle 300 euriga ja mul on nii hea meel, et ma lõpuks selle ostin, sest et sellest ostmisest saadik ma arvan, ma olen seda põhimõtteliselt iga päev kandnud, kui ma kuskile üldse lähen. Okei, iga päev ma ei käigi kodust väljas. Aga jah, kui ma kuskile olen läinud, siis see on mu go-to kott. Ja ma panin teised asjad siia sisse, mida ma hakkan teile näitama. Üks asi, mis on mulle nii palju rõõmu toonud, on Rare Beauty blush, mille ma ostsin see aasta Sephorast. See kusjuures ei ole isegi kreempõsepuna, ma muidu olen suur kreempõsepunade fänn ja sellest tuleb ka meil siin juttu, aga see on puuder põsepuna, ma näitan teda praegu ekraanil ka ja ta jääb nagu highlighter põsepuna ja see kuma jääb roosa ja ma ei ole kunagi nii ilusat roosat kuma näinud. Kes jälgib mind ka muudel sotsiaalmeedia platvormidel, siis ma arvan, et isegi olete võib-olla tähele pannud videotest või piltidelt, et mul on põsel nagu selline
roosa kuma ja see on sellest blushist. Mul ei olnud varem mitte midagi sellist. Üldse ma ei ole nagu sellist blushi varem näinud, ehk siis ta on minu jaoks ka nagu midagi uut, erilist ja ma kasutan seda põhimõtteliselt iga päev. Sest ta annab lihtsalt nii ilusa siukse tervisliku kuma ja ta teeb tõesti erinevuse meigis. Et kui sa muidu mõtled, vahet pole, blush, ega kui palju neid erinevaid võib olla, siis see on reaalselt nagu selline põsapuna, mis teeb erinevuse, selle nimi on Cheer või see toon on Cheer. Ja jah, ma olen väga-väga rahul selle ostuga, sest et ma ei mäleta, üks asi, millest me siin veel räägime, on samuti nagu suure erinevuse teinud mu meigis, aga muidu, kui see välja jätta, siis ma ei mäleta, millal viimati ma kasutasin sellist meigitoodet, mis minu jaoks teeks nii suure erinevuse. Kuna ma olen ikkagi juba 10 aastat nagu igapäevaselt korralikult meiki kandnud, suht igapäevaselt, ja töötanud ka jumestajana, ilukonsultandina, testinud läbi hästi palju tooteid, siis mind on üsna raske üllatada ja see toode üllatas mind. Ja ma räägin siis sellest teisest meigitootest ka kohe ära. See on siis Huda Beauty Bubble Gum toonis kreempõsapuna. Ja sellist tooni põsapuna mul ennem seda tõesti ei olnud. Ta jääbki sinna beebiroosa hele põsapuna. Et ma olen aru saanud, et minu kuidagi nahatooni juustega sobib väga kokku selline beebiroosa värv üleüldse ka riietuses ja ka põsapunane. Et see kuidagi komplimenteerib kogu minu nägu ja jätab sellise armsa lõpptulemuse. Ehk siis seda ma olen ka väga palju kasutanud, mul ongi siin mure, et see võib-olla hakkab otsa saama, seega ma pean uue ostma. Et need mõlemad tooted on kindlasti sellised, mida ma ostan juurde, kui nad otsa saavad. Et need on asendamatud minu meigikollektsioonis. Siis kui me jätkame sellisel kosmeetikalainel, ma ei saa ju teha sellist videot ilma, et ma ühtegi parfüümi mainiks. Kuigi vaadates oma parfüümikollektsiooni, kes ei tea, siis ma olen selline parfüümi entusiast, siis kui ma vaatasin oma kollektsiooni, ma sain aru, et mul oli eelmine aasta väga palju häid parfüümioste, mis on siiamaani mul nagu lemmikute nimekirjas. Sellel aastal olen üldse vähem ostnud parfüüme ja seega oli ka vähem selliseid hästi säravaid või meeldejäävaid valikuid tehtud, aga mille ma siia videosse valisin, on Fugazi Sugar Daddy. Et see on siin ka aasta teises pooles tehtud ost, aga ma olen seda juba päris palju kasutanud, et ta minule meenutab passioni lõhna, aga selline täiskasvanulik naiselik passion, et mitte selline hästi fruity, girly, mingi cute, vaid selline täiskasvanulik küps passion. Et ta on küll puuviljane, aga samal ajal selline naiselik ja täiskasvanulik. Et see on saanud juba lühikese aja jooksul väga palju kasutust. Nüüd ma liigun iluasjadest edasi, võtame ette ühe aksessuaari, mille ostu üle ma olin ka väga rõõmus ja mis leidis palju kasutust. Minu Gucci päikseprillid. Need on minu esimesed sellised firma päikseprillid. Mul varem nii kalleid päikseprille ei olegi olnud. Ja tahtsin see aasta selliseid nagu väiksemaid päikseprille. Kuna mul on ka üsna väike nägu, siis tihti päikseprillid jäävad nagu liiga intensiivsed või liiga suured minu näkku. Ehk siis kui ma lõpuks leidsin, ma panen need kohe ette ka, sellised väiksemad, mis minu näoga ka sobivad, siis ma olin väga rahul. Sõbrannad ka kiitsid väga mu ostu ja need on olnud ka mega mugavad ees, et ma peaaegu et ei tunnegi, et mul midagi ees oleks. Et see on väga suur asi ja need ei vaju kuskile ära. Et nagu ma ütlesin, mul on väike pea, ehk siis tihti mul on päikseprillidega see mure, et nad kipuvad vajuma. Et nendega seda muret ei ole. Ja need ma ostsin kusjuures instrumentaariumist, et soodukaga sain ka ja väga rahul siiamaani selle ostuga. Nüüd küll praegu nad väga kasutust ei leia, sellepärast et päikest näha eriti ei ole.
aga samas ma tean, et talvel, tavaliselt mingi jaanuaris-veebruaris, on ikka tulemas need ilusad päikselised ilmad ka, et siis leiavad nad kindlasti mul talvel ka kasutust. Ja liigume nüüd natuke kodu asjade poole. Mul küll on siin nüüd küünla kujul siis joiki, basiiliku ja mündi lõhnaline küünal, aga tegelikult ma tahtsin nagu eriliselt välja tuua ja mainida just seda sama lõhnalist kodulõhnastajat. Mul sai lihtsalt see kodulõhnastaja otsa ja ma nüüd siin sügis-talvisel perioodil ei hakanud teda juurde ka ostma, aga oh my god, kui hea lõhn. See on minu jaoks nii värske kevadsuvine lõhn. Ta meenutab mulle millegipärast vanaema kasvuhoonet. Et justkui nagu need sekka tomatite lõhn, aga tegelikult on basiilik ja münt. Aga kuidagi selline värske koduaia lõhn või siis tõesti see kasvuhoone. Et nii hea lõhn ja see kodulõhnastaja ka ikkagi andis väga korralikult seda lõhna koju, et kui ma tulin kodu uksest sisse, ma tundsin seda hästi meeldiv, hästi mõnus. Ja küünalt ma kusjuures ei olegi veel põletanud. Aga minu jaoks ta seostub rohkem tõesti suvega, et ma praegu ei kujuta ette, et ma seda põletaks. Aga lihtsalt ma pidin selle välja tooma, sellepärast et see tõi mulle nii palju rõõmu. No ma arvan, et me saame aru, et lõhnad üleüldse, mitte ma ei mõtle parfüüme, vaid lõhnad pakuvad mulle väga palju rõõmu. Et kui mu kodu lõhnab hästi, kui mingi küpsetis lõhnab hästi, värskelt niidetud murulõhn ja siis kõik mu parfüümid, et nad tõesti on minu jaoks rohkem kui lihtsalt mingi, parfüümi puhul lihtsalt mingi asi, mida ma endale peale sutsutan, et see pakub mulle nagu emotsiooni, et see on nagu mingi aroomiterapia, kõik need küünlad ja parfüümid, mis mul kodus on. Nii et ma tunnen, et ma saan väga palju sellest, kui mul on kodus mingid hästi lõhnavad, kas ruumilõhnastajad, küünlad või ka minu enda parfüümid. Siis koduteemadel jätkates nüüd järgnevaid asju ma näidata ei saa, aga kes jälgib mind kas Instagramis või YouTube'is, minu enda kanalit ka, siis olete võib-olla juba näinud või kes tahab, saab minna vaatama, et ma see aasta keskendusin päris palju oma kodu, kas siis uuendamisele, värskendamisele, ostsin mingeid asju, mida ma olin ammu tahtnud. Et kõigepealt kevadel sai see koduvärskendus alguse Rõdust, kus ma ostsin sinna mõnusad siuksed toolid, väikse lauakese, et tegin endale hästi mõnusa rõdu. Mul on siuke kinnine rõdu. Et see makeover on mulle hästi palju rõõmu toonud see aasta, sest et ma olen tõesti seal rõdul veetnud rohkem aega, kui ma 3 viimase aasta jooksul olen veetnud, et mul ei olnud seal ennem nagu kuidagi olla. See oli lihtsalt rõdu, ma ei tea, hoiustasin seal mingisuguseid asju, aga nüüd ta on nagu reaalselt siuke nagu lisaruum mu kodus. Et ma kujutan ette, et isegi talvel tõmban pleedi ümber ja saan seal istuda, et mõnus. Ehk siis kogu see rõdukomplekt oli kõik head ostud. Ja siis ma lõpuks ostsin põrandalambi endale elutuppa, millest ma olin juba ka ammu unistanud, aga ma ei olnud leidnud nagu täpselt seda õiget. Ja kui ma konverterist siis leidsin selle sobiva põrandalambi ülinormaalse hinnaga ka veel. Rõduasjad, kus juures on kõik Jyskist. Siin seist ka või? Ei, kõik on Jyskist. Ja see põrandalamp siis konverterist, see on nagu nii palju siukest hubast valgust mu koju juurde toonud, et ma olen väga nautinud seda. Siis samamoodi see väikene abilaud, mida te ka videopildis praegu minu kõrval näete, et selle ma ostsin, et tugitooli juurde panna. Ka lihtsalt nagu lisab siia ruumi siukest mingit isikupära elu. Et selle üle hästi rõõmus ja siis muidugi veel kogu minu siuke meigi nurga uuendus, et mul oli ennem hästi suur ise erinevatest juppidest kokku pandud meigilaud ja nüüd on mul siis selle asemel 2 riiulit ja selline väiksem meigilaud, aga ma tunnen, et see oli nii õige otsus see suur kobakas laud välja vahetada, et nüüd mul on nagu
rohkem kuidagi nagu õhku, et noh, nendes riiulites on ruumi ja sinna saab mingeid ilusaid sisustuselemente ka panna. Mul on see parfüümi kollektsioon nüüd ilusti seal riiulites nähtaval, muidu see oli mul ühes sahtlis ja see sahtel oli ülekoormatud. Ja samuti on ikkagi ka sahtliruumi, et kogu selle muutusega nii rahul. Ja siis veel üks suur asi, kuuma õhufritüür. See aasta ma selle endale soetasin ja see oli kindlasti üks parimaid oste. Ma kasutan seda tõesti väga tihti, et kuna ma ka elan üksinda, siis mul tihti, ma ei tee mingeid meeletuid koguseid sööki, ehk siis ma saangi teha kuuma õhufritüüris, ma ei pea tervet ahju üles soojendama. Ja issand, kui häid retsepte ma olen avastanud, mida just seal kuuma õhufritüüris teha, kana. No täiesti game changer on see kuuma õhufritüür, et ma saan lihtsalt nagu nii hästi ise kana teha, et täitsa lõpp. Ja noh, ongi palju tervislikumalt siis, et ei pea seda õli üldse kasutama või siis väga vähe olen ma kasutanud õli. Ja mina kasutan tegelikult seda kuuma õhufritüüri nagu natukene mikrolaineahju asemel ka, sest et mul ei ole mikrokat kodus, ehk siis ma soojendan seal ka vahepeal mingisuguseid kindlaid toiduasju. Noh, kõike päris nagu ei sobi sinna panna, aga päris paljusid asju ma saan seal soojendada ka. Ja pluss ma kasutan seda ka rösterina, sellepärast et rösterit mul ka ei ole. Mul nagu köök on normaalse suurusega, aga seda kapipinda ikkagi nüüd üleliia palju ei ole ja ma ei taha kogu seda kapipinda nagu kinni panna igasuguste masinate alla, ehk siis sellepärast mul ei ole näiteks rösterit ja mikrokat. Ja siis ma panengi vahepeal mingi leiba, saia sinna kuuma õhufritüüri, lasen mingi 5 minti, okei, see võtab natuke rohkem aega kui röster võtaks, aga 5 mindiga saan endale krõbeda leiva näiteks. Nii et väga mõnus. Ja kui me siin köögiteema juures juba oleme, siis kuidagi nagu tegelikult on rohkem kui 2. Mõned söögiavastused, mis on selle aasta numbri sees olnud, mis on nüüd saanud minu lemmikuteks. Üks asi, Lidlist cheddari juust, nagu viilutatud cheddar. Noh, seda müüakse ka viilutamata kujul, ikka sama hea, aga ma ostan just seda viilutatud kujul. Need on head, paksud viilud ja see on nii maitseküllane juust. I love it. Ja Lidlist veel vaarikasorbett. Kõige parem sorbett, mida ma olen poest ostnud, seal on ka vaarikatükid sees, nii eheda päris vaarika maitsega. Siuke lilla pakend, praegu ei oska seda brändi täpselt öelda, aga lilla pakend topsi sees sorbett. Ülimalt hea. Siis ma avastasin see aasta, minu arust oli see aasta või siis eelmise aasta lõpp, võt nüüd natuke läheb häguseks, aga Nopri talu kohoke. See on põhimõtteliselt nagu kohupiimakreem ja seal peal on siuke šokolaaditükid. Aga midagi selles on, mis maitseb lihtsalt nii hästi. See on minu selline treat iseendale. Et mega maitsev ja vist viimane asi toidust joogist on siis Orncrafti limonaadid, mis ma avastasin see aasta või minu arust nad tulidki see aasta nendega välja. 3 maitset on ananas, appelsin ja sidrun. Sidruni oma, minu kõige lemmikum. Võiks arvata, et see maitseb nagu Sprite, aga ei. See on minu arvates nii palju parem, ta on nagu palju ehedama maitsega ja hästi siuke mõnus värskendav. Siis üks siuke suurem ost, mis oli kindlasti üks õigemaid otsuseid, seesama kaamera, millega ma praegu filmin, salvestan, et ilma selleta ma tegelikult ei saakski podcasti teha, et kui ma varem filmisin kõik oma YouTube'i videod ja kõik sotsiaalmeedia sisu tegin telefoniga ja see selleks väga hästi toimis, siis podcasti ma ei saaks kuidagi teha telefoniga, sest telefoni on mul vaja, et kuulata häälsõnumeid, vaadata teemasid, oma notes'e, et selles suhtes ilma kaamerata ma ei saagi. Ja kaamera on kindlasti toonud paremat kvaliteeti, et ma tunnen, et mu videod on nüüd ikkagi kvaliteetsemad
ja saan seda kasutada ka muu sisu jaoks, mis on olnud väga tore. Ja siis seesama kirstordil neoon, ma ei tea, sain, kuidas see eesti keeles on? Ma ei tea, igal juhul see, mida te näete videopildis minu taga, see oli ka väga hea ost, selle ma leidsin Etsist, see tuli nii kiiresti, see müüja nagu suhtles kõige osas minuga läbi, kinnitas kõik üle, seal oli nagu fondivalikud, värvivalikud, suurusvalikud, et ma sain selle teha sellise, nagu ma ise tahtsin. Ja ma olen nii rahul sellega, et seda saab timmida ka seda valguse tugevust, mis on minu jaoks väga oluline olnud. Nii et see oli ka kindlasti super ost. Ja nüüd viimased asjad, millest ma räägin, võib-olla mega random, aga ma tahtsin rääkida mõtetest riideesemetest, mida ma olen hästi palju kandnud ja mis on mulle rõõmu toonud. Nagu suurim näitaja kõikide nende asjade puhul ongi see, et mis on mulle pakkunud sellist hästi head emotsiooni, rõõmu. Ehk siis, ja minu teada need kõik, mis ma siia olen võtnud, on sellised asjad, mida sa mingisuguses variatsioonis endiselt ka saad osta. Vot, ma alustan MyProteiini settidest. Mul on see aasta olnud nendega ka koostöö, aga see siin ei ole mitte kuidagi nagu koostöö, vaid ma pidin need siia sisse võtma, sest et need on riideesemed, mida ma arvan, et ma olen kõige rohkem kandnud see aasta. Ehk siis mul on päris palju erinevates värvides just neid komplekte ja mu ühed lemmikud asjad nende poolt on need alt laienevad retuusid. Siin on siis mul tumepruuni värvi. Nad istuvad nii hästi ja see materjal, millest need on, see on nii pehme ja nagu naha vastas nii hea. Et ma peaaegu, et ei tunnegi, et mul midagi seljas on ja minu arust see on hea märk. Ehk siis jah, sellised alt laienevad retuuspüksid ja sinna juurde sellised topid, nagu selline, ma ei teagi, mitte päris nagu veekaelus, sest et ta on ikkagi nagu ümar ja mulle meeldib, et see ei ole nagu ülimalt cropped, et ta on pikem kui mingi tavaline spordirinnahoidja ja ta on ikkagi topelt riie, ehk siis mina siia alla tihti rinnahoidjat ei pane, eriti trenni minnes muidugi ei pane ja ka niisama, ma räägin, ma kannan neid trennis, kodus, kui ma tahan lihtsalt ennast väga mugavalt tunda, lähen välja, lähen linna shoppama, ma ei tea, nagu ma kannan neid ükskõik kus põhimõtteliselt. Okei, pidulikuks evendiks need ei sobi, aga kõigeks muuks nad sobivad. Ehk siis hästi mugav ja selline tunne, nagu seljas ei oleks mitte midagi. See oli mul pruun sett, siis on mul tegelikult samasugune selline äikselise pilve tooni, siuke lillakas, sinakas. Samamoodi need alt laienevad retuusid ja siis selle juures on mul ka veel selline lukuga jakikene ka eest lukuga, siukene ka pigem lühemat sorti. Nii mõnus, nii mugav. Siis mul tegelikult seda sama seti veel musta värvi ka, aga siis üks hästi armas setikene, selline või kollane, helekollane, lühikesed biker shortsid ja siis spordirinnahoidja. See värv mulle nii sobis, nii mugav jällegi, nii hea materjal, et ma täiesti avastasin enda jaoks need MyProteiini spordiriided ja just need setid. Siis hästi, ma ei tea, lambine avastus, mida mul on nüüd mitu tükki samasugust. Pull&Bearist selline lühikese varukaga ümber pluus. Ta on nagu sellisest, ma ei tea, spordimaterjalist või nagu siuke libe ja ta hoiab nii ilusti, neid on ka nagu ikkagi natuke erineva lõikega, neid ümber T-särgikesi, erineva pikkusega. Mulle nii meeldib, et ta ei ole ülilühikene, et ta on ikkagi nagu pigem pikemat sorti. Mulle meeldib see kaeluse osa, mulle meeldib, kuidas need lühikesed varukad on ja mis veel? Tihtipeale need siuksed sünteetilisest materjalist, lühikese varukaga bluusid on sellisest materjalist, et nii kui sa natuke higistad, siis ta hakkab haisema. Ja selle bluusi puhul ma ei tea, kuidas nad selle teinud on, aga ta ei hakka haisema. Lõpuks, kui sa nüüd ikka väga palju selle higistad, siis lõpuks jah, aga nagu ta ei hakka mingi esimese higitilga peale haisema. Ja jah, ma ostsin seda mitu tükki ja ma ilmselt pean seda veel igaks juhuks ostma jumala eest, kui see neil läheb müügist välja. No igatahes esimese ma ostsin juba eelmisel aastal ja teise ma ostsin nüüd see aasta, nii et see on nagu neil siuke
nende baastoodete hulgas siis justkui. Ja siis veel ühed asjad, mida olen see aasta palju kandnud, kevadel ostetud, aga siiamaani saadaval erinevates värvides, on Zarast sellised, ma ei teagi, no viigipüksteks neid ei saa nimetada, aga need on sellised laia säärega riidest püksid, millel on üleval selline valge äärkummiga või seotava paelaga. Ja nad on hästi ilusti kukkuv materjal, selline raskem materjal, ta ei ole väga kergesti kortsuv ja kuidagi hästi kena näeb välja. Ja saad neid kanda nagu casualimalt ja pidulikumalt, kuidas ise soovid. Et nii head püksid ja ma peakski neid ise ka endale juurde ostma. Et ma tahaksin pruuni värvi, ma tahaksin musta värvi ja minu arust neid on isegi nendes mõlemas toonis olemas. Nii et need olid mul hea ost, ma ei tea, mis nende nimi on ja seda ma muidugi välja ei vaadanud. Ja viimane riideasi, mille ma ostsin aasta alguses Zarast soodukaga ja minu arust neil on endiselt mingeid sarnaseid ja selliseid sarnaseid on teistes poodides ka. Selline jope, nagu selline lühemat sorti kilejope. Mulle meeldib, tal saab varukad otstest kummiga tõmmata kokku. All on tal tegelikult ka pael, millega idee poolest saad selle alt äärest ka kokku tõmmata, seda ma ei ole teinud. Aga ja siis tal on taskud, suured taskud siin ees peal. Igal juhul, kui sa tahad näha mind kandmas seda, siis mul on sellega Instas kindlasti pilte. Ta istub nii hästi, tal on kõrge krae, et sa ei pea isegi salli kandma, tõmbad selle lukuga lihtsalt kinni. Ja mul on sõbrannal ka seesama ja ta ka nii, talle täiega meeldib, et kogu aeg kannab, et selline hea asi, mida peale tõmmata, ta on selline mõnus lohva lai. Et ma ei tea, jalutama minna, poodi minna, ükskõik kuhu ja minu arust ta näeb nagu väga kena välja ka. Et ma ostsingi samasuguse tegelikult nüüd sügisel veel beežiga. Vot, nii et need on kõik asjad, mis minu hinnangul olid väga head ostud, parimad ostud sellest aastast. Ja liigume siis parimate kogemuste juurde. Alustan kohe sellest, millest olen siin varem ka rääkinud, milleks on teraapia. Et see oli kindlasti üks parimaid otsuseid, mida ma sain iseenda jaoks teha. Ja selleks, et teraapiasse minna, sa ei pea olema kuskil omadega täiesti põhjas või sul ei pea olema parasjagu depressioon või ma ei tea, mis häired. Et sinna võib minna lihtsalt selleks, et oma elu parandada. Et mina tunnen, et ma olen nagu erinevates suundades saanud iseennast arendada ja oma elu kokkuvõttes parandada. Ehk siis jah, see on olnud kindlasti läbi terve selle aasta siis üks parim kogemus. Siis panin kirja üksinda üritusel käimine ja minu jaoks oli see siis veel välismaal, ehk siis ma läksin üksinda Cancelled podcasti live-üritusele, mis toimus siis Oslos, Norras. Et ma ei olnud varem kunagi, ma ei tea, mingil kontserdil, mingisugusel, ma ei tea, sellist sorti üritusel ma ei olnud üksinda käinud. Ja see läks väga hästi, et ma ei tundnud mitte millestki puudust. Ja tegelikult tavaliselt sellises olukorras sul on üsna kerge isegi uusi sõpru leida. Et kui sa lihtsalt paned ennast sellistesse olukordadesse, kus sa oled üksi, seal on kas keegi veel üksinda, keegi märkab sind, et sa oled üksinda ja tuleb sinuga rääkima või igal juhul on suhteliselt kerge kellegagi jutu peale saada, eriti kui see on kas siis kontsert või sellisel puhul, nagu mul oli see podcasti live-üritus, sest et seal on koos inimesed, kellel on midagi ühist. Ongi kas sama muusikamaitse või siis te kuulete sama podcasti, ehk siis te nagu olete mingisuguses sarnases infoväljas. Mina vähemalt tundsin seal seda ja tutvusin seal ka ühe Rootsi tüdrukuga, väga tore oli ja tegelikult veel sinna minnes 2 Eesti tüdrukuga. Nii et üksinda ma seal tegelikult ennast ei tundnud. Siis avastasin enda jaoks Näo jõusaali. See What the Face teeb siis Tallinnas ja minu arust Tartus ka, pakub seda teenust.
kus siis sinu nägu muditakse igatpidi ja erinevate aparaatide ja vahenditega läbi. Et sinu näost kõik pinged tulevad välja. Et see suuõõne massaaž, mida saab sinna juurde võtta, see oli minu jaoks ikkagi täiesti vau moment. Et ma olin nagu unistanud sellest, et keegi lihtsalt nagu tõmbab mul põskedest pinged välja ja seda ma ka seal sain. Et ta ei ole kindlasti selline odav teenus, aga kui sa tahad endale mingit hellitust pakkuda, siis minu arust see on täpselt see õige asi. Siis kindlasti tahtsin ära mainida Montenegro reisi, kuigi kes vaatas minu reisi vlogi, siis jah, seal olid omad viperused, aga tagasi ma vaatan sellele ikkagi väga positiivselt. Et ma käisin esimest korda Mariaga reisil, minu sõbranna Maria, ja meil oli väga tore ikkagi kokkuvõttes, et jah, algus oli natuke konarlik, aga lõppkokkuvõttes nagu need mälestused sealt on megad. Ja tegelikult nüüd, kui ma olen tagantjärgi mõelnud, siis ma mõtlen, et ma võiks sinna Montenegrosse veel minna. Me olime siis Budvas ja nagu nüüd ette teades mingeid asju, mida ma ennem ei teadnud, siis mulle meeldis ja ma võiks veel minna. Siis kindlasti oli mega kogemus minu sõbranna Janne bachelorette pidu ja pulmad. Et me olime siis tüdrukute õhtule kutsunud esinema Dragi Vilita. See oli mega äge, siis meil oli seal fotograaf kohal, meil oli nagu terve päev tegevusi, meil oli veel niisugune mulli koolitus, ehk siis väga palju mulli see päev ja see oli lihtsalt nagu kokkuvõttes hästi äge ja pulmad samamoodi. Et see oli kindlasti selline üks suve highlight. Siis, mis veel toimus suvel, oli Maybelline'iga reis Poola. Et 2 päeva olime Poolas, seal oli ka nii palju põnevaid tegevusi ja selline hästi suur nagu tänutunne, et mingi bränd mind niimoodi reisile saatis. Veel suvest Loola Social Creators Clubi üritus, kus mina käisin siis rääkimas enda sisulooja teekonnast. Et see oli väga äge võimalus. Niimoodi mind ei ole varem kuskile kutsutud rääkima enda kogemusest sellisel viisil, et see oli väga põnev minu jaoks ja ma võiksin midagi sellist teinegi kord teha. Ja siis ma panin mõned toiduelamused kirja, kuna ma olen päris palju aasta jooksul ka erinevates kohtades söömas käinud, siis mõned avastused on. Esiteks, mina ei olnud varem käinud Snob restoranis, mis asub Nõmmel ja sinna ma sattusin nüüd, või mitte ei sattunud lõpuks. Ma käisin seal kokku vist 3, kui mitte 4 korda mõne kuu jooksul ja tõesti mulle seal väga meeldib. Esiteks mulle meeldib see interior ja teiseks kõik toiduelamused, mis ma sealt saanud olen, on olnud väga head ja lisaks ka neil on väga maitsev kokteilimenu. Teine, mille tahtsin välja tuua, on Le restoran, mis asub vanalinnas. Seal me käisime Katriiniga. Issand jumal, kui ilus koht. Meie olime siis käisime suvel ja istusime õues ja see oli nagu selline mingi vanalinna, mingi magical secret garden. Et hästi ilus, mõnus ja tegelikult neil peaks olema sees ka väga ilus interjöör, aga ma sees ei käinudki, nii et ma ei tea, aga suvel ma kohe kindlasti läheksin sinna veel. Siis ma käisin esimest korda Kamikatses söömas ja sealt jäi väga eredalt meelde nende Hachapuri sai. No ta näeb nagu esmapilgul välja nagu pitsa, aga see oli siis juustu, pirni, issand, kas seal oli midagi veel, mingid pähklid olid seal ka, niisugune sai. Ja see viis keele alla, ausalt öeldes mul hakkab praegu ila jooksma. Siis, mida ma panin veel nagu kogemuste alla kirja. Mul oli väga hea kogemus, kui ma siis tööalaselt võtsin appi teise professionaali, ehk siis
kirstordil treileri loomine või mitte treileri, tiiseri. No see video teate küll, mis ma panin sotsiaalmeediasse, kus mina klõbistan mööda linna, teen oma klapitelefoni lahti, kogu see teema. Et esiteks sealt tuli välja nii äge asi, mida ma ei oleks üksinda kunagi suutnud teostada ega ka selle peale tulla. Ehk siis ma sain nagu hästi positiivse kogemuse sellest, kuidas, kui sa saad aru, et sa kõike üksinda ei jõua ja sa võtad kellegi appi, siis see võib sulle lihtsalt nagu nii suure positiivse elamuse pakkuda. Ja lisaks nagu see tulemus ka tuli nii hästi välja. Et ma sain ka teilt ja sõbrannadelt ja pereliikmetelt hästi positiivset tagasisidet sellele tiiservideole. Ja Liisbetiga see koostöö oli väga meeldiv, nii et selle tahtsin ka kindlasti siia kirja panna. Siis oli väga vahva koos oma 2 pestikaga mööda Iirimaad ringi sõita, et sellest ma siin ka rääkisin põgusalt ja mul on sellest ka vlog, et me rentisime siis auto, millega sõitsime mööda Iirimaa siukseid maakohakesi ringi, avastasime rohkem, et muidu me olime ainult Dublinis käinud ja see oli väga vahva. Ja viimaseks, mis mul siin nimekirjas on kirstordil pidu, ehk siis tahtsin tähistada seda enda jaoks suurt võitu sellise projektiga üksinda alustamist ja siiamaani on see kõik ka korda läinud, nii et tahtsin koos sõbrannadega seda tähistada ja pidasin maha, ma arvan, oma elu parima peo, ma ei tea, peoks on seda natuke palju nimetada, aga selline hästi mõnus, tore koosviibimine. Ja ma panustasin sinna korraldamisse väga palju, detailidesse väga palju ja see kõik tuli välja täpselt selline, nagu ma tahtsin ja jättis ka sõbrannadele sellise sooja tunde sisse, mis oli ka eesmärk. Nii et ma ei olekski osanud midagi rohkemat sellest oodata. Ja see tähistamine on mind veel mõnda aega nagu kandnud või kuidagi eks meil on praegu see pime aeg, palju teha, stressi, aga ma tunnen, et see sai tehtud ja et see läks nii hästi, siis nagu iga kord, kui ma sellele mõtlen, siis see kuidagi toob tagasi hästi palju selliseid positiivseid emotsioone ja kuidagi tõstab meeleolu. Nii et väga tore, et see sai tehtud ja ma julgustan kõiki tähistama oma elu võite, need ei pea olema mingid suured asjad, need võivad olla ka väiksed võidud, aga me ise loomegi need ilusad hetked, nii et tähistage teie ka. Ja siinkohal ma lõpetan, mu hääl hakkab otsasid andma ja ma tunnen, et suu vahutab vatramisest, nii et aitab kah. Ma loodan, et meeldis selline episood vahelduseks natuke teistmoodi ja kuuleme näeme juba järgmine nädal. Tšau!